Nii, teeme kiire ajurünnaku. Esimene küsimus on see, et täna meil oli aega kuni kella 10-ni. Jah. Seega aega on suhteliselt vähe, et rääkida siis autotehnikas kasutavatest. Kindlasti me räägime seekord siis turvasüsteemidest, eriti passiivse ohutuse turvasüsteemist, kus ma tahaksin kummutada mõned levinud müüdid, mis võivad ka rännata teie peades, ehk siis peale tänast loengut teate, kumb päästab elusid, kas turvavadi või turvavöö, miks te üldse turvavöösid kannate ja nii edasi. Kõigepealt enne kui ma järgmise slaidi juurde lähen, me eelmine kord astusime siit 2 slaidi edasi, me rääkisime, et sõiduautodes on, või mis sõiduautodes, autobussid, veoautod, kõik on tegelikult samamoodi oma olemuselt siis igasugust huvitavat tehnoloogiat täis. Me rääkisime, et seal on vot see slaid, jah. Et seal on arvutid, et auto on ratastel arvutikeskus. Palju neid arvuteid auto peal on? Mis me rääkisime eelmine kord? 10-st kuni 100-ni. 10-st kuni võib-olla 100-ni, aga tänapäeval see kipub siis langema see number, et minnakse siis võimsamate, suuremate arvutite peale, mis täidavad rohkem funktsioone ja pigem on see, et see ei ole nüüd valdavalt kõikidel uutel sõidukitel, aga pigem liigub asi sinnapoole, et on üks keskne võimas superarvuti autos, mis on oma kiiruselt ja mälumahult oluliselt väiksem kui see, mis meil laua peal on. Aga autonduse suhtes ta on hästi suur ja võimas, sest see protsessor peab olema hästi robustne. Töötingimused, kus ta töötab, temperatuuri vahemikud on hästi suured, vibratsioon, müra, niiskus, eriti temperatuuri kõikumine. Need on väga, väga rasked tingimused elektroonikale ja ta peab igas olukorras 24/7 töötama. Mõtle, kui jama on mingi kiirtee peal sõidame, korraga on meil kõik funktsioonid kadunud, pidurdada ei saa, roolida ei saa, mingi teha ei saa, sellepärast et meie protsessoril tuli mingi väike error kuskil sisse. See ei ole autonduses lubatud, seal on tohutud kvaliteedikontrolli siis sellised protsessid taga, testitakse kõik võimalikud olukorrad läbi, et see protsessor, mis meil seal on, aga mida nüüd ütleme sellise tänapäevase või võtame siit näiteks Eesti keskmise auto vanuse, siis seal on tõesti 10 kuni maksimaalselt premium luksusautodel võib olla seal kuni mõni 100, aga see on harv. Et see on pigem normaaljaotus kõvera tagumine ots, kui me räägime seal 100-st, et mõni üksik auto mudel, mis seda teeb, aga ütleme selline 10, paarkümmend arvutit. Kui me võtame auto keskmise vanuse Eestis, kõik autod on sellised. Mis on auto keskmine Eesti auto vanus? Ei, no nii rikkad me ei ole. 20. Ta pigem jääb sinna 15 kanti, ta vist kergelt langeb, autod muutuvad natukene nooremaks, aga nüüd on jällegi erinevad kaikad kodaratesse visatud selles osas, et ma ei teagi, kas me nüüd sõidame kiiresti nooremate autode suunas või aeglasemalt siis tänu siis seadusandja maksupoliitikale, et mis suunas see liigub, ma ei oska hetkel öelda, ma ei ole viimast statistikat vaadanud, aga kus me näeme seda? Transpordiameti kodulehekülje pealt. Kõik näete seda avalikku statistikat, seal on isegi vägev Eesti kaart, mis näitab maakonniti, kus on kõige uuemad autod, kus on kõige vanemad autod, kus on kõige vanemad autod. Ei, vähemalt mõni aasta tagasi oli kaardi peal ikkagi üks kants, mis oli selgelt teistest vanem. Täpselt nii, Saaremaa. Aga miks on Saaremaal vanemad autod, keskmine vanus vanem? Kui me läheme sinna, kas me näeme tee peal, et kõik autod on 15-aastased? Ei näe ju. Me näeme, kuna see keskmine vanus on moonutus tõest, eks ju, me näeme siis
seda numbrit, mis on andmebaasi statistikas välja arvutatud, aga minu hüpotees, mida te võite Saaremaal järgmine kord siis kinnitada või ümber lükata, kui te lähete koha peal asja uurima, on see, et Saaremaa inimesed on hästi rikkad, neil on palju autosid, neil on hästi uued luksus premium autod ja siis neil on ka kogu vanasid muuseumi autosid igal ühel garaažis kodus terve hunnik seismas ja kui me arvutame nüüd uue ja vana keskmise, saamegi 15 aastat. Aga see ei ole tänava peal nähtav tõene siis esinduslik pilt sellest, mis koha peal silma hakkab. Ühesõnaga, hästi oluline aspekt oli veel, et need arvutid peavad omavahel suhtlema. Nad ei räägi üksteisega üle võrgu enamasti, tähendab üle õhu enamasti. On mõned üksikud süsteemid, mis üle õhu suhtlevad, oskate mõne nimetada? Ja see okei, siis me läheme autosse, siis me seome oma telefoni ära ja täna on nüüd see CarPlay ja Androidil on auto, et need on ka juba üle Bluetoothi, et ei pea enam juhet järgi torkama, et saad kogu täis muusika ka üle Bluetoothi, sest need traadid ja sidevõrgud lähevad pidevalt kiiremaks, Wi-Fi on praegu vist 7, kõige viimane standard, Bluetoothil on ka midagi sinnakanti see number, et iga järgmise sammuga see võrk oluliselt kiireneb. Et varem ma ehitasin kodus traadiga võrku kogu aeg, et oleks hea kiire, et Wi-Fi taga ei oleks midagi kinni. Tahad oma sisevõrgus mingeid faile liigutada näiteks, et asjad üle traadi liikusid oluliselt kiiremini. Nüüd uue Wi-Figa pole vahet, kohati on Wi-Fi isegi kiirem kui traat. Täitsa müstika. Aga autos ei saa, sest auto on väga mürarikas keskkond, eriti mis puudutab elektromagnetväljasiid. Nii auto ise genereerib elektromagnetväljasiid, see on hästi rangelt standardiseeritud, auto ei tohi tekitada müra teatud sagedustel suurema võimsusega, kui on ette nähtud, sest elektromagnetvälja spektrum on ülitäpselt reguleeritud, ülirangelt reguleeritud, me ei tohi sinna mingisugust müra lihtsalt paisata. Ja selleks käivad siis sõidukid ja nende süsteemid, komponendid eraldi spetsiaalsetes katselaborites, mis on muust maailmast galvaaniliselt eraldatud, ehk sisuliselt on siis vasest või rauast või mis iganes puur ümber. Sees on hästi peened, täpsed kalibreeritud antennid, väga kallite mõõteristade taga ja siis pannakse need süsteemid autos tööle ja vaadatakse, et kas auto võrk või need süsteemid, kas nad genereerivad väljapoole siis müra, on ta normi piires, on üle lubatud. Tegelikult alati igasugune elektrivool genereerib mingisugust elektromagnetvälja, aga kui on mingid, näiteks elektriajam, seal on suhteliselt suured voolud, siis elektriajami puhul kõik need ronsid, jämedad jõukaablid on alati varjestatud, et vähendada siis seda ümbrusesse paisatavat mürakogust, et ta ei häiriks teisi elektri jõul töötavaid süsteeme, et auto esiteks ta häirib väliskeskkonda ja siis ta häirib iseennast ka, et auto üks süsteem võib teist süsteemi häirida. Vanasti oli, kui see oli süütesüsteemis, oli jagaja küljes oli üks kondekas vanadel autodel, mis siis püüdis kinni enese induktsioon pinge süütepooli primaarmähises, sest sekundaarmähisest me saame sädemepinge, aga primaarmähisega me seda tekitame, primaarmähise eneseinduktsiooni siis püüdis see kondekas kinni ja kui see kondekas nüüd läbi oli, siis seda oli ka võimalik raadiost kuulda, et kui auto sõitis mööda maantee peal, siis raadiost kuulsid täpselt selle süüte taktis käis raadiost läbi, sest see elektromagnetväli paiskus siis ümbritsevasse keskkonda ja need on sellised ilmingud, kus me saame aru, enamasti me ei saa seda aru. Me ei näe elektromagnetvälja, aga elektroonika, andmeside, traaditeside maailmas see on üli oluline teema ja tegelikult see on üks hästi kallis asi, mida autonduses hallata, just see testimine ja need inimesed, kes oskavad näiteks antenne disainida selliselt, et nad oleksid täpselt õigetel sagedustel, õige müra
vastuvõtlikkusega, kõik muu, sest teine test, mida tehakse, on vastuvõtlikkus. Üks on see, et me saadame müra välja, aga teine test on ka see, et kui palju see sõiduk mürast on mõjutatud, kui palju ta vastu seda võtab, sest kogu see kaabeldus, mis autos on ju, see on üks suur antenn, kõik võtab müra vastu. Et muidugi on suhteliselt hea, et kui meil auto on, suur osa on siis metallkere, on ta siis alumiinium või rauasula, mõni teras, sest tänapäeva auto ei koosne lihtsalt plekist, nii nagu mõnikümmend aastat tagasi oli täpselt ühe tugevusega terasplekk, et seda enam ei ole. Tänapäevane sõiduk koosneb vähemalt 5 erinevast materjalist sõidukikere. Seal on nii 3-4 eri tugevusega terased, sõltuvalt siis sellest, et mis kere osast me räägime, kui tugev ta peab olema. Siis meil on seal alumiiniumi, magneesiumi sulameid, siis meil on süsinikjõudu kerekonstruktsioonides. Nüüd, kui meil on teras ja süsinikjõud, mismoodi me selle siis kokku paneme, ei saa ju keevitada. Mis me teeme siis? Paneme kruvidega või? Neeti väga tänapäeva autonduses võib-olla leidub, aga seeriatootmissõidukites väga harva ma olen näinud, kui üldse. Liimitakse, täpselt. Ehk siis tänapäeval auto koosneb terased, alumiiniumid, siis süsinikjõud, komposiidid, muud nagu klaaskjõud ja liim, olulised komponendid. Eks tal on muid olulisi asju ka, eriti keremastiksid ja igasugused pinnakatted, erinevad kihid, korrosioonile vastupidavus meie kliimatingimustes, hästi oluline teema. Aga rääkides nendest tähtsatest olulistest süsteemidest, andmesidevõrgud, auto sees enamasti on traadiga võrgud. Ja need on mitu erinevat tüüpi ühe sõiduki sees. Okei, nüüd uuematel sõidukitel hakkab asi liikuma sinna suunas, et kui ma enne rääkisin, et arvuteid hakkab olema vähem, siis hakkab võrkusid olema ka vähem, nimelt minnakse suuresti üle automotive Etherneti peale, ehk siis sama interneti võrguprotokoll, nii nagu me võtame siit seinast kaabliga endale arvutisse, LAN-kaabliga võtame neti, täpselt sama Ethernet hakkab olema kõikides uutes sõidukites ka mingi aja jooksul. Praegu ta pigem on premium sõidukite pärusmaa. Mu eelmisel autol oli kogu võrk Etherneti peal, näiteks vaatasin võrgu diagrammi, kus on moodulid, kõikide moodulite vahel oli Etherneti võrguliin. Need võib olla autos 1, 2, 3, 4 alamvõrku füüsiliselt jaotatud selleks, et eraldada mingisugust võrguliiklust, aga võrgutüüpide mõttes seal ei olnud enam niimoodi, et on CAN, siis on LIN, siis on MOST, siis on mingisugune autotootja enda aretatud võrk ja siis on veel, mis meil seal veel huvitavat on, no sama Ethernet, neid võrgutüüpe on üksjagu ja need enamasti, kui me räägime nüüd sellest Harju keskmisest sõidukist, mis on siin 12 aastat vana, seal on 3-4 võrku erinevat tüüpi esindatud. Põhjus on väga lihtne, lihtsad funktsioonid, näiteks nagu akna langetamine ja tõstmine, ei vaja kiiret võrku. Autotootja üritab iga asja pealt kokku hoida. Kallima, kiirema võrgu arendamine maksab rohkem raha, nõuab kallimaid komponente ja me räägime kallimast komponendist, näiteks võrgukontroller, mis suudab võrguga suhelda ja nüüd, kui meil on see akna nupu plokk, me vajutame sealt akna nuppu, see info digitaliseeritakse läbi võrgukontrolleri, saadetakse sõnumile võrgu sõiduki kere juhtmoodulisse, body control module inglise keeles ja selle infoga hakatakse seal midagi peale. Aga nüüd, mis on see võrk, mis on selle nupu ja selle body control moduli vahel? Kas see on LIN, mis on suhteliselt aeglane võrk, reeglina 19,2 kilobitti sekundis, hästi robustne, ühe juhtmega 12 voldi ja massi vahel, 12 volti on nominaalpinge, see võib olla mis iganes, parasjagu meil akupinge on, kui me laeme akut nõnda 13,5-14 volti siis tavasõidukite puhul, kommertssõidukite puhul lausa 28 volti laadimispinge, eks ju. Et
kas me paneme sinna linnvõrgu selle nupu järgi või paneme sinna näiteks CAN-i, mis on mitu korda kiirem võrk, suhteliselt kiirem, ütleme seal standard CAN-i kiirus 500 kilobitti sekundis. See on meie arvutimaailmas täna üliaeglane tegelikult, aga automaailmas Bosch kunagi CAN-i protokolli lõi ja turule tõi ja CAN-i leidub täna igal pool, lennukites, tehastes, laevades, kus iganes. Et seda ikkagi laialdaselt kasutatakse autonduses ka siiamaani. Ja nüüd, kui me valime, kas me teeme autotootjana sinna linnvõrgu selle nupu järgi või teeme CAN-võrgu, kui me vaatame nende komponentide hindasid kuskilt elektroonika turul, lihtsalt vaatame letihindasid, et me saame seal väikse kiibikese kontrolleri, saame seal võib-olla, ma ei tea, 20 sendi eest ja teise eest peame maksma, ma ei tea, 80 senti. See ei tundu ju, mis 60 senti erinevus. Ma võin neid 5 tükki osta 2 euro eest, eks ju, et nagu pole ju mingi vahe. Teeme CAN-i igale poole. Panemegi kiire võrgu, mis me selle aeglase võrguga jamame. Ja täpselt, sealt tulebki see vahe, et autotootja mõtleb kogu aeg skaleerimise peale, masstootmise peale ja seal taga ei ole ainult komponendi hind. Sest iga komponendiga kaasneb oma siis selline, ma ei taha öelda, ei ole õige sõna öelda tragöödia, õigem oleks öelda pagas, mida peab haldama läbi aja. Esiteks sa pead olema suuteline tootma varuosasid. Sul peab olema järjekindlus, sa pead teadma, et sa saad seda sama komponenti järgmised 15 aastat vajadusel või sa saad seda asendada. Seegi on oluline. Et sa pead, kuna sa oled autotootja turul, Euroopa Liidu või Euroopa turul, siis sa pead vastama nendele ootustele ja reeglitele ja turu ootus on, et sa suudad, kui seda asja, mida sa müüd autona, suudad ka 15 aastat pärast pakkuda varusid näiteks. Ja vähe selles, sul on kogu see haldussüsteem selleks, et see komponent kõige selle süsteemide arenduse kaasnevaga siis oleks kaardistatud, et me täpselt teaks, kuidas ta toimib, mis ta omadused on, ta on ära testitud. Ja autonduses on ka see, et kui meil see üks komponent millegi pärast ei sobi, me peame ta välja vahetama, seda juhtub teinekord süsteemi arenduses. Me käime siin headel sõpradel Tallinna küljal, käime külas, vaatamas, kuidas autonduse selliseid elektroonikasüsteeme arendatakse, nad teevad nullist, autotootjale teevad pakkumise, ütlevad, et vaata, tahate umbes sellist süsteemi, me teeme teile umbes sellise pakkumise ja pärast toodame teile, mis iganes see auto tootmise periood on, toodame teile neid seire tootmisest neid mooduleid või mis iganes vidineid. Ja juhtubki nii, et on vaja üks vidin välja vahetada, kui sul on juba toode näiteks seire tootmises. Tuleb kuskilt põllu pealt tagasi, võtta, et ongi tegelikult vale otsus tehtud disaini käigus. See on üli kallis protsess, seal on vaja kogu ahel uuesti läbi teha. Sa ei saa niimoodi, et ma nüüd võtan, et vahetan selle ühe kiibikese trükkplaadi peal ära, et nüüd sorry, see linni kontroller tõesti selle akna nupu taga jäi natukene aeglaseks, sest me panime sinna veel mingid vägevad vidinad külge ja nüüd me peame panema sinna hoopis CAN-i kontrolleri. See tähendab seda, et kogu see süsteemi siis valideerimise protsess tuleb otsast lõpuni uuesti läbi teha. Me ei saa lihtsalt nii, et me vahetame ühe komponendi ära, ütleme, et võt oli muudatus, panime uue komponendi ja kõik läheb tootmine edasi. Ei tohi teha. Sa pead kogu valideerimisprotsessi otsast lõpuni läbi tegema. Kõik katsed, kaasa arvatud ka see sama elektromagneetika, müra vastuvõtlikkus, müra väljaandmine, hullult kallid katsed. Need maksavad 10 000 eurosid. Jah. Mis hetkel kustutakse tagasi näiteks, kui tuleb nagu siis kui on ohtlik. Kui on oht. Kui ta põhjustab ohtu, kui on võimalus, et keegi saab viga, siis kutsutakse tagasi. Kogu autopartii, mis selle süsteemi või komponendi sai. Täna on natukene maailm muutumas selles osas, mis puudutab igasuguseid tarkvaralisi vigu, et autotootjad lähevad järjest rohkem over-the-air update'i peale, ehk siis saad homseks endale uue patchi näiteks, et siis, kui sul on võimalik seda tarkvaraliselt
ravida, plaastreid peale panna, siis ikkagi proovitakse seda tarkvaraliselt teha, et tagasikutsumine on samuti ilgelt kallis protsess. Seda ei taha mitte keegi teha, aga sa oled kohustatud seda tegema, kui sa muud moodi ei saa seda ohtu vähendada. Et siin on eriti nendest tänasest teemast, millest me hakkame kohe rääkima, turvasüsteemid, turvapadjad, nendega on olnud ka mu üle-eelmisel üle-eelmine auto oli küll suhteliselt vana väljalaske aastaga, ma ükskord sattusin millegi pärast esindusse sellega ja esinduses öeldi, et kuule, et ma vaatan, et sul on siin mingi turvapadja recall olnud tootja poolt, et kas vahetame selle ära, no, muidugi vahetage, mis seal on, et mul ei ole küsimus selle kohta. Et vahetasid ära ja autotootjale läks siis garantii claim nii-öelda ja nii oli, et selliste asjadega autotootja peab arvestama. See on väga ränk ja väga karm maailm. Ega autotootja ise kõiki süsteeme valmistab, nagu ma mainisin, me käime siin oma sõpradel tuttavatel külas Tallinna küljal, ega nemad ei ole autotootjad. Nad on autotööstusest tier 1 supplierid. Seda, et autotootja, mis iganes see suur brändi nimetus on, siis tema esitab konkurentidele hanke. Need on kõik suured mängijad, nagu seal Bosch ja Continental ja need edasi, kes teevad neid elektroonseid süsteeme, teevad oma pakkumise ja siis autotootja valib, kes hakkab temale üht või teist süsteemi arendama. Ja kui see süsteemi arendaja, see elektroonse süsteemi tootja ei suuda kvaliteedi tingimusi täita, seda ootust ja hinda ka muidugi pakkuda, mida autotootja ootab, see väga lihtne. Visatakse kõrvale, võetakse järgmine, et kui seal tahetakse mingisugust jama toota, see koostöö pikalt ei kesta. Et seal on ikkagi väga karmid mängureeglid. Et ei ole nii, et mul täna tuli pähe, ma toodan sihukest asja, vaatan, kas töötab või ei tööta, homme toodan mingit järgmist asja, et see autotööstuses ei tule kõne alla. Ja tuhandeid signaale hoitakse siis igal pool nendes protsessorites mälus, tarkvarasüsteemides. See signaal ei tähenda ainult seda, et on juhtmest mõõdatav mingisugune väärtus, vaid see signaal tähendab ka seda, et meil on arvuti mälus mingisugune teave, mis on vajalik selle süsteemi töö töötamiseks või töö tegemiseks, et õigel ajal õigeid otsuseid teha, et siis neid parameetreid selle ühe süsteemi puhul võib olla ka sadu. Ja neid süsteeme meil on 10, korrutame läbi, me saamegi 1000 signaalid auto töötamiseks. Ja seda pilti me vist vaatasime ka eelmine kord kiirelt. Siis üks tüüpiline, ma pidin täna näidised ka tooma, kuna mul täna näidised kaasas ei ole, siis proovime nad järgmiseks korraks laua peale panna. Et ikkagi näete ära täpselt samad asjad, aga oma silmaga, et on hea võtta näpu vahele, uurida, vaadata, et täpselt samad asjad seal peal on, nagu siis protsessor, siis pistikute kaudu reeglina ühilduvad andurid, täiturid, kui igal sellisel karbil ei pruugi andurid ja täiturid järgi olla või nad võivad erineda, aga reeglina need pistikud siis selle ühendamisvõimaluse annavad vastavalt süsteemi vajadusele. Ja tänapäeval jällegi need süsteemid kipuvad hakkama muutuma komponentide ülesteks, ehk siis üks süsteem ei ole alati ühe karbiga seotud, vaid üks süsteem elab üle mitme erineva karbi, üle võrgu jagatakse infot ja vastavalt siis toimetatakse, et kui me läheme rohkem ühe selle tsentraalse arvuti peale, nagu enne rääkisin, siis tekivad tsoonikontrollerid auto ette tahaossa nurkadesse, mis vastavas piirkonnas olevate asjadega toimetavad, on rohkem sellised käed küljes, kontrollerid, arvutid nii-öelda, ja suhtlevad siis selle keskse arvutiga üle kiirema võrgu, et siis see kiirema arvuti on rohkem nagu selline aju ja otsustaja, et mis ajal midagi tehakse, et aga see süsteem justkui toimetab nagu üle erinevate karpide üle auto, et ei ole nii väga seotud enam ühe konkreetse karbikesega. Sama jutt, mis ma just rääkisin.
roheline see number, mis see tähendab? Olete sellist mõõtühikut näinud? Füüsikatund on teil, ei ole? Et ei saa füüsikaõppejõust küsida, et mis see PPM on. See on inglise keele lühend, eesti keeles oleks OMK äkki või? Mitte OMG. Parts per million ehk siis tükki miljoni kohta. See on siis protsendist või midagi sellist. Ehk siis selle sama meie näiteks siin sõprade juures Tallinna külje alt võib tehasesse jõuda liini peale 5 mittetöötavat asja, mida iganes nad seal toodavad, on ta lihtsam asi või keerulisem asi, miljonist. Talutud praak, üle selle pole lubatud. See on üli raske kvaliteedi näitaja, mida saavutada, aga seda saavutatakse pluss-miinus, ajas kõigub, eks ju, aga kvaliteetsed tootjad ei saada praaki rohkem, sest seda välistada statistilise ja tõenäosusteooria kohaselt on võimatu, sest kui sa midagi toodad, et sa absoluutselt praaki välja ei saada, see on, ta lihtsalt ei ole võimalik. Aga nende erinevate ohjamissüsteemidega, kvaliteedi ohjesüsteemiga saab praaki ohjata selliselt, et ikkagi ta on minimaalne ja seda autotootjad jälgivad, et asjad, mis neile sisse tulevad, et kui keegi saadab neile näiteks 100 ppm-i, siis saadetakse inspektorid koha peale, hakatakse uurima, et kuulge, miks te meile jama saadate, et see on üks selline asi, mis teeb selle auto tööstuses nende süsteemide, komponentide tootmise väga keerukaks väljakutseks, aga samas tootjad, kes tulevad sellega toime, on siis ikkagi hea businesse peale, et saavad huvitavaid väljakutseid lahendada, huvitavaid süsteeme toota ja seal on ka hästi tehnoloogia intensiivne kogu see maailm, et inseneeria mõttes hästi huvitav. Hästi palju erinevaid distsipliine saavad kokku autotunduses. Lihtsalt sõbrad Tallinna lähedal on, mis toomingis? Jah. Üks suur tier 1 supplier on veel Tallinnas. Tänase teemaga haakub meil. Toodab üle maailma igale poole. Peaaegu kõik autotootjad on seal klientideks. Kontserni nimi on Autoliv, Eesti esinduse nimi on üks kuulus ajalooline tootja. Turvavöö komponente, turvavöö süsteeme, tegemist on Normaga, kus me ka külas käinud tudengitega. Ma soovitan küsida, uurida oma õppejõudude käest, et kas teil on võimalust, et äkki saate ka minna vaatama. Ikkagi väga suur massiivne tootmine, seal on tuhandeid inimesi tööl ja kui sa oled maailmas suure kontserni osa, sa toodad kõikidele autotootjatele mingit komponente, siis seal peab olema ikkagi ka mingisugune vägev süsteem taga ja seda on koha peal täitsa võimalik jälgida. Tarkvara maht autonduses on muljetavaldav. Jällegi, mõnikümmend aastat tagasi me pidime peast teadma kõiki määrdeainete kütuste omadusi, eksisid mõne kütuse korrektse termini nimetuse vastu, siis ikkagi kortsutati kulmu ja kas ikka oled õige inseneri hakatis siin, et ei tunne õiget terminoloogiat ja hästi oluline oli tervitusi vanadele professoritele siinkohal. Küll aga täna, mida üks noor autoinsener võiks teada, näiteks seda, kuidas töötab tarkvara, mismoodi töötab C-keel, mis asi on üks rida koodi, mitu rida koodi on auto peal lähtekoodi. Üks rida koodi on mingisugune käsurida näiteks, aga neid kokku tuleb seal, hakkame lugema üle erinevate moodulite. Praegu on Harju keskmine üle 150 miljoni rea
nagu see number siin meil ütleb, see on siis teadusliku notatsiooniga 150 × 10 astmes 6. Ennustatakse, et paari aasta jooksul see number muutub sinna 400 miljoni kanti tänu nendele samadele kiiremate arvutite tulekutele ja nii edasi, millest ma ennem rääkisin. Ja valdav osa praegu autonduse baas, seda tarkvara on ikkagi C-keel. On vaikselt muid ka külje peal seal, oleneb, mis süsteeme me seal programmeerime, kui me räägime näiteks sellisest lihtsast kasutajaliidesest nagu mingisugune multimeediasüsteemi, mingi raadio, display kuvamine, seal võib olla ka mingisuguseid muid programmeerimiskeeli, aga kui me räägime nendest kontrolleritest, sellist tüüpi karpidest, nagu me ennem nägime seal pildi peal, siis seal reeglina on ikkagi tegemist low-level programming language ehk siis C-keelega ja ta on ka suhteliselt tugevalt standardiseeritud, et seal on omad parimad praktikad, mida võib teha, mida ei tohi teha, kuidas peaks asju tegema, et võimalikult vähe vigu jõuaks tootmisesse, võimalikult vähe vigu jõuaks, aga õnneks tarkvara uuendused on natukene lihtsamad, kuigi need tuleb ka kõik läbi testida ja valideerida, on natukene lihtsamad kui siis riistvara muudatused. Et me peame hakkama näiteks trükkplaate ringi tegema, on palju keerulisem kui tarkvaras paar rida koodi ära vahetada ja siis uuendus välja saata. Aga see maht on keeruline, mis on muidugi see, et taaskasutust on päris palju, et kui sul on mingi tarkvara moodul, mis juba hästi töötab, on ennast ajast tõestanud, siis seda üritatakse kasutada nii palju kui võimalik, sest uue mooduli arendamine jälle sul tarkvara kirjutajad istuvad päevad otsa kuskil arvutilaboris, võib-olla seal autonduse puhul on ka riistvara järgi, et sa katsetad seda kogu aeg, kuidas see tarkvara toimib, kas asjad töötavad nii, nagu peavad või mitte ja selle tarkvara arendamine on kallis, keeruline protsess, nagu kõige muu arendamine seal juures. Nüüd jõuame lõpuks kaua lubatud siis ohutussüsteemideni. Te võite kokku puutuda selliste terminitega nagu aktiivne ohutus, passiivne ohutus ja antud graafiku peal on siis selgelt kuvatud, mis eraldab seda kahte ohutussüsteemi üksteisest piltlikult, et ennem õnnetuse olukorda aktiivsed ohutussüsteemid üritavad ära hoida või vähendada võimalikke tagajärgi. Siis, et võib-olla seda õnnetusolukorda üldse ei tekiks. Siis sellest hetkest alates, kui on nii-öelda õnnetuse hetk, olukord, on autos kõik reisijad, ei ole enam juhti, siis on passiivsed turvalisussüsteemid, mis üritavad jällegi vähendada tagajärgesid, aga õnnetust ära hoida enam ei ole suure tõenäosusega võimalik. Mõned süsteemid on hakanud liikuma siit ka siia poole. Oskate mõnda nimetada? See on nagu ennetama. Ta on olnud klassikaliselt passiivse turvalisussüsteemi alas, aga on hakanud liikuma ka juba aktiivse poole peale. Turvatööd või? Kuidas? Siis kui auto tunnetab ohutust, nad tõmbavad pingu läbi. Täpselt nii on. Elektriline turvavöö eelpingutus on üks nendest asjadest, teine on vedrustus ei lähe siia turvasüsteemide alla. Vedrustus läheb tegelikult natuke teiste süsteemide alla, aga ta võib olla üks osa selles mõttes küll. Et ma ei ütle, et see nüüd vale on, aga klassikalises turvalisussüsteemide käsitluses vedrustus ei haaku nii väga. Ohutusennetus või? Ütleme see ohu lähenemisele. Tegelikult on turvavööga hästi lähedal peatugi, peatoe sättimine selja taga, mis on ka elektriliselt paljudel sõidukitel ja seljatoe sättimine samamoodi, et kui keegi sõidab oma uhkes Saksa autos sellises tagasi nõjatatud asendis, et auto tunneb, et vot nüüd on mingi ohuolukord, siis tõstetakse juht ka istuvasse sellisesse asendisse,
et see on ka siis üks asi, mis on, ta pigem oma olemuselt tuleb siia ennem õnnetust, eks ju, et kuigi see turvavöö ise klassikaliselt on passiivne turvalisussüsteem. Aga turvavöö elektriline eelpingutus võib olla siis meil juba otsapidi aktiivse poole peal. See automaatne, see pidurdamine seal või noh, peale kokkupõrke vältimist, see läheb ka siis sinna alla. Aktiivne, jah. Passiivsed turvaseadmed klassikaliselt on siis turvavöö puhul turvavöö ise, siis tema eelpinguti, hästi oluline komponent, millest me räägime lähemalt ja samuti jõupiiraja, et kui me oleme nüüd selle kliendi seal väga hästi kinni püüdnud, siis see turvavöö ise ei hakkaks tekitama ebasoovitud olukorda ehk siis põhjustama vigastusi ja seda me üritame siis ära hoida teatud komponentidega. Ja teine passiivne klassikaline turvaseade, mis on hästi ilmekas igal pool, ka näiteks Hollywoodi kinotööstuses lastakse välja kuskilt armatuuri seest õhupallid, mis jäävad täitunud olekusse, mis te arvate, kas see on, kuidas turvavöö peaks töötama või turvapadi peaks töötama? Me vaatame aegluubis, mis see turvapadi tegema peab, jätan praegu vastuse õhku rippuma. Ja isegi seda videot ma ei näitaks teile, vaatame järgmist, mis on palju olulisem, aga ennem seda siis üks klassikaline olukorra selgitus, et te näete seda sama asja ka sellest videost, mida me hakkame vaatama ja kokkupõrke hetk, ütleme, on siis see, kus me räägime hästi lihtsast ettekujutatavast süsteemist, kus auto laupkokkupõrge ees oleva seisva takistusega nagu sein. Me ei hakka rääkima osalise ülekattega näiteks kokkupõrkest, mis on kõige enam levinud selline kokkupõrkeliik, kuna seal on nii palju erinevaid mõjutegureid, mille üle võime siin arutama hakata, et räägime sellisest lihtsast variandist. Ja mida on siin hästi oluline tähele panna, et kui kaugele on näiteks sõitja liikunud oma koha pealt erinevatest hetkedest, et me näeme seda, et kui meil on turvavöö eelpinguti tööle pandud ja turvapadi on täituma pandud, on kulunud sellest kokkupõrke hetkest mingisugune ajaühik. Aga mis ajaühik on, kuidas me seda ette kujutame? Mingid missid on siin. Meeter sekundi jaoks siia peaks tahvli peale veel kriipsu joonistama. Ja sihukest mõõtühikut nagu meeter korda sekund antud hetkel ei kasutata, siis peaks olema seal mingi korrutamise märk ka vahel. Et tegemist on ikkagi eesliitega milli ja standardmõõtühikuga sekund, ehk see on millisekund, aga mis see milli tähendab? Inseneerias keegi ei küsi pärast teie käest, et kuulge, kas te teate, mis milli tähendab? Te peate teadma seda une pealt. 1/1000 sekundist. Ja sa tahtsid öelda? 1/10 sekundist. Siin eespool oli natuke lähemal pakkumine või täpsem pakkumine. 1000 ikkagi. Milli on 10 korda siis -3, astmel -3. Ja siis meil on mikro 10 korda astmel -6 ja nii edasi. Et siis need mõlemas suunas, see ongi see, et füüsikatund on oluline, et mõlemas suunas vähemalt need eesliited oleksid mõned astmed selged, sest kõik teate, kui te lähete ostma midagi kaaluga kilogramm, teame kõik, et see on 1000 grammi, ei ole keeruline. Milligrammides asju me väga tihti ei osta, aga lihtsalt, et see inseneerias see süsteem peaks peas olema kogu aeg mingi ettekujutusega, et oot, ma tean, mis need mõõtühikud on. Kindlasti puutute liikluserialal kokku kiirusmõõtühikutega, mis on meeter sekundis, kilomeeter tunnis, miili tunnis ja nii edasi, siis enamus arvutusi ju viiakse läbi meeter sekundis süsteemis.
aga see, et peas, kuidas ma konverteerin meeter sekund kilomeeter tunnis või vastupidi kilomeeter tunnis meeter sekundisse, see peaks olema nagu kogu aeg kuskil tagakuklas olemas mingi oma ettekujutuse kaudu. Ja väga keeruline ei ole, seda võib alati ka paar korda käsitsi läbi teha, et mõtletegi kõik need mõõtühikud, täpselt sekundid, minutid, kilomeetrid, meetrid, et kõik oleksid nagu kuidagi tehetes või läbi mingite, ma ei tea, oma käega kritselduste kuidagi läbi mõeldud, aga paar korda teete läbi, et tekib oma peas see süsteem, siis teil ei ole järgnevatel kursustel mingitel teemadel kaasa rääkimisega vaja hakata teisendama või chat GPT käest küsima, et kuule, 90 kilomeetrit tunnis on mitu meetrit sekundis. Te teate enam-vähem peast juba, mis see on. Palju on? Ilma chat GPT käest küsimata. Te peaksite ütlema kohe 25. Ilma mõtlemata. Ehk siis see on minu soovitus teile. Kui te praegu olete esimesel kursusel, hakkate teemasse süvenema ja tahate edukalt 3 kursust on teil 3 aastat. Et tahate edukalt 3. aasta lõpus siin diplomitööd kaitsta ja nii edasi, et siis teil peaks olema see une pealt meeter sekund, kilomeeter tunnis ettekujutus. Et isegi kui täpselt ei tea, näiteks on 57 kilomeetrit tunnis, me peaks mõtlema, et mis see meetrit sekundis on. Võiks enam-vähem ette kujutada suurusjärku. 50 kilomeetrit tunnis on 14 meetrit sekundis, 57 on natukene rohkem. Ta tuleb sinna mingi, ma ei tea, 16-17 umbes. Aga mingi suurusjärk. Aga keegi ütleb teile, et ma ei tea, toimus mingisugune liiklusõnnetus näiteks ja sõiduk sõitis näiteks seal 27 meetrit sekundis linna liikluses, et siis teil tekib kohe küsimus, et see on päris suur kiirus, kuidas ta sõitis seal nii kiiresti, et kas see on üldse õige ühik, mida te kasutasite. Te peate nagu mingi kriitiline mõtlemine peab tekkima nende ühikutesega seoses. Nii, ja tulles nüüd selle sama pildi juurde graafiku kujul, täpselt need samad punktid joonistatud siis aegteljele, ühes suunas on siis meil aeg millisekundites, teises suunas on siis sõiduki kiirus, kui ta siin puutus seinaga kokku, siis see sõiduk hakkab aeglustuma, plekid kortsuvad ja siin selle hetkel meie andurid tuvastasid, et tõesti on kokkupõrke hetk, pannakse, või selleks hetkeks oli juba otsus tehtud, andurid hakkasid tuvastama kuskil juba siin vahemikus ja pandi pürotehnilised laengud siis turvaseadmetes plahvatama. Nagu te teate, siis kõik autod sõidavad ringi, nii et granaadid on pardal, kus on turvapadjad, turvavöö, eelpingutid, pürotehnilised. Ja tuvastatakse see olukord ära, pannakse need siis plahvatama ja turvavöö eelpinguti töötab ideaalis siiamaani, sellest hetkest siiani ja turvapadi, kuna on suur, on vaja täis puhuda, siis võtab natuke kauem aega kuni siiamaani. Aga nüüd teine graafik, mida ma tahan siin näidata, mis on hästi suur müüdi teema jälle, mis paneb selliseid teinekord elavaid arutelusid käima, on see, et aga turvapadi võib ju olla reisijale ohtlik. Muidugi võib olla, kui teda valesti kasutatakse. Kui reisija ei oska istuda õigesti autos, kui ta ei oska ennast turvavööga kinnitada, kui sõidetakse käed rooli peal vales asendis, kui pannakse armatuurile sinna mitte sobivaid asju, kaetakse armatuur näiteks mingisuguste tiluliludega ära, turvapadi hakkab alt avanema, see lendab ju kõik reisijale näkku. Et siis on muidugi teema ohtlikkuses. Aga kui reisija istub õige kauguse peal, on kasutamas turvavööd, sest turvapadi töötab efektiivselt ainult koos turvavööga. Ilma turvavööta ei ole turvapadjast mitte mingisugust kasu. Välja arvatud ainult ühel juhul, mida ma oskan välja pakkuda, on külgmine kokkupõrge, kui kas teine sõiduk tungib külje pealt sisse või auto näiteks külglibisemisest hakkab mõne posti või puuga kokku saama. Ainult sellisel juhul ma näen, et kasu võib olla külgturvakardinast. Kas reisijal on turvavöö kinnitatud või mitte, ei oma tähtsust.
muidugi peab olema kinnitatud, aga kui me räägime eesmisest kokkupõrkest näiteks ja turvavööd peal ei ole, siis ei ole sellest turvapaidast mitte mingit kasu ja ta võib põhjustada isegi rohkem kahju kui kasu. Et turvavöö kasutamine on äärmiselt oluline. Eestis sellega õnneks väga suuri probleeme ei ole. Ja reisi hakkab liikuma, kui ta püütakse turvavööga kinni, siis on see oranž joon siin. Ta mingist hetkest ei pääse enam edasi, turvavöö hoiab juba kinni ja hakkab tagasi põrkuma. Ilma turvavööta kinnitamata reisija, siis lendab nii kaugele kui saab. Sest auto pidurdub, plekid ees kortsuvad kokku, jõud, siis geneetiline jõud muutub soojusenergiaks läbi selle kokkupõrke. Aga kui reisija ei pidurdu koos sõidukiga, siis ta ju liigub sama kiirusega edasi ja saab kokku ees olevate mis iganes asjadega, halvemal juhul lendab sõidukist välja. Ja üks parimaid näiteid selle kohta, mida ma leidnud olen, mis ilmestab kogu seda juttu väga täpselt haridusportaalis YouTube. Nüüd siin on see katse nüüd, tagasi, hakkab jälle see värk pihta, et me peame siit tegema selle video lahti. Ei saa. Tahaks avada. Saame niimoodi teha. Saab. No proovime siis siit vaadata. Et siin on tehtud siis see kokkupõrke olukord vastupidiseks, et sõidukit kiirendatakse koha pealt minema, aga tulemus on täpselt sama. Kui me sõidaksime siis selles laupkokkupõrkes vastu seina, et ta ei erine. Ja näeme siis turvavarustuse kasutamise olulisust. Jälle ei tohi edasi nuppu vajutada. Proovime tagasi liikuda. Peaks selle klipi välja lõikama ja eraldi pesastama esitusse, et ei pea iga kord selle YouTube'iga kaklema. Otsitud see. Pushing the unbelted dummy slams into the back of the drive. Ma ütlesin, panen pausi peale ja sinna ta läks. Proovime uuesti. Mis ei toimi, siis paneme toimima. Nii. Tagumisele on turvavööd. Seda te tabasite tõesti ära, et tagumisel reisijal puudub turvavöö ja me peame panema aegluupi selle asja, sest ma tahan teile rõhutada. Nüüd proovime mitte nuppu vajutada, vajutan siit. Nii. Ma isegi ei suutnud panna praegu pausile selle hetke peale, kus see turvapadi ei ole avanenud. Ehk siis see sõidukit hakatakse paigalt kiirendama ja ega seda turvapatja ei panna kuskilt kõrvalisest süsteemist tööle, vaid see peaks olema ikkagi kogu selle süsteemi oma tuvastus.
sellest oli kohe järgnevate slaidide peal ka paar pilti, millega ja kuidas seda olukorda tuvastatakse, aga oluline on see, et kui kiiresti see süsteem reageerib. Sest kunagi ma rääkisin ka teile, et olid siin koolitustel osalejad, kes väitsid, et nad suudavad jalaga paremini pidurdada kui ABS-i süsteem. See on ilmselgelt võimatu, füüsiliselt inimene ei suuda nii kiiresti reageerida mitukümmend korda sekundis. Siin me ei räägi mitukümmend korda sekundis, siin me räägime võimalusest reageerida 100 korda sekundis. Inimvõimekus ei ligi lähedalegi ei saa sinna. Et kui sõiduk hakkab järsult aeglustuma kokkupõrke tulemusena, 10 millisekundit meil hakkavad juba turvapadjad avanema, aga palju olulisem selle kõrval, tegelikult me teise nurga alt näeme kohe. Muidugi on ka see, et kui eesistujal on turvavöö ilusasti rakendatud, turvapadi avaneb, turvavöö püüab ta kinni, ta hakkab autoga koos aeglustuma ja nüüd ees avanev turvapadi teeb mida? Aitab kaasa sellega, et vähendada kokkupõrke jõudusid ees olevate objektidega, nagu näiteks rool. Et tegelikult põhitöö teeb ära turvavöö. Turvavöö püüab selle reisija kinni ja nüüd, kui selle reisijal on veel täiendav võimalus seal saada kokku rooli või armatuuri või mille muu iganes ja seal ees on turvapadi, mis töötab just kui amort, ehk siis ta võtab seda survejõudu vastu pehmelt, me kohe vaatame, kuidas seda tehakse, aga sellegipoolest aitab ta siis jõudusid vähendada, on suhteliselt hea olukord selles suhtes, kui meil ei oleks turvavöö rakendatud ja turvapadi ees ei avaneks. Oleks päris hea olukord või tähendab, ütleme seda, et teistpidi, et võimalus sellest õnnetusest juhil ära jalutada, kuna ta oli turvavöö peal, kuna turvapadi ees avanes, väga suur. Olen näinud ka ise tee peal õnnetusi, kus autod on kokku saanud mingi kiiruse pealt suhteliselt kägaras, need kiirused ei olnud kui võib-olla tõenäoliselt väga suured ristmiku peal, seal mingi, ütleme, 50-70 midagi sinna kanti. Autod on suhteliselt kortsus. Turvapadja see pürotehniline laeng või lõhus hõljub. Ma olen näinud pealt niimoodi õnnetust, et just äsja juhtunud või ka tegelikult olen näinud täiesti laivis ristmiku peal kokku saanud autosid, aga need olid mitte väga suurte kiiruste pealt. Aga just maantee tingimustes. Ja inimesed tulevad autodest välja, vaatavad üle, et okei, võib-olla keegi sai natuke põrutada, aga midagi hullu ei juhtunud. Ainult selle tõttu, et neil oli turvavarustus kasutusel. Õigesti. Kui seda turvavarustust ei ole kasutusel ja Eestis oli mingi aeg suur probleem sellega, et ees oli turvavöö peal, aga taga ei olnud, kes mäletab, on piisavalt vana, oli kampaania, kasutage turvavööd ka tagaistmel. Siis täpselt see sama põhjus, mis meile siit kohe vastu vaatab. Ees olev reisija oli väga tubli, tagumine ei olnud niivõrd tubli, tappis oma sõbra ära, ise jäi ellu invaliidiks või mis iganes. Seda juhtus Eestis korduvalt ka, et taga kinnitamata turvavööga reisija tappis ära oma sõbrad ja ise invaliidiks. Ratastooli voodisse, murtud kaelaga, mis iganes. Et see oli probleem. Ennem seda oli üldse probleem turvavöö kasutamisega, aga seda raviti aastaid tugevate kampaaniatega. Täna enam seda probleemi ei ole, eriti noorte seas. Ma alati küsin, et miks te kasutate turvavööd? Ei tea. Miks te kasutate? Miks te panete turvavöö peale? Miks? Aga miks te teete seda? Ärge öelge, et te teete, vaid miks te teete? Mis see põhjus on? Ei ole. Miks te panete peale turvavöö? Aga miks ta on automaatne? Vastus tuli ära, et tegelikult on see, et teil on lapsest saati maast madalast on vanemad kogu aeg turvavöö peale pannud. Hästi lihtne põhjus. Aga me ei mõtle selle peale, see on täna normaalsus, kõik on sellega harjunud. See on väga tore, et see on meil normaalsus. Ütleme, suures osas on väikseid üksikuid erandeid, aga eks seal hakkab looduslik valik tööle ka mingi hetk. Et on riike veel, millal ma mingi aasta käisin Türgis
ma ei saanud üheski sõidukis seal kohapeal vist, välja arvatud siis, kui ma ise auto rentisin ja sõitsime oli turvavöö peal. Ülejäänud kõik sõidukid, taksod, turvavööd täiesti ära peidetud, ei leia ka üles kuskilt, ja kui on turvavöö, et siis ei saa seda kuidagi normaalselt kinnitada ja nii edasi, et see ikka täitsa müstikana, et ja kui sa insenerina seda olukorda vaatad, sa saad väga selgesti aru, miks on turvavöö kasutamine, turvavarustuse kasutamine oluline, aga lähed kuhugi lõunamaa reisile ja hakka kohalikule selgitama, et turvavööd peab kasutama. Siis meil üks kolleeg rääkis, kuidas oli turvavöö kaamera välja pandud ja siis mida kohalikud tegid. Nad teadsid, et seal on turvavöö kaamera väljas, et pildistas kõik autosid ja kui nägi, et turvavööd peal ei ole, saadeti trahviteade automaatselt. Mis siis kohalikud tegid? Tõmbasid ülemise osa üle, aga alumist osa üle ei tõmmanud, ega turvavööd ei taha kanda, sest muidu nad panid lihtsalt selja tagant turvavöö kinni, et auto ei hakkaks karjuma. Sest täna NCAP annab rohkem punkte, mida rõvedamalt auto karjub turvavöö pärast. Jah, ei peab, selles mõttes on hea. Aga nüüd, kui me oleme kõik hästi tublid, paneme turvavöö peale, siis kui paljud teist kannavad turvavööd ühistranspordis? Sõidate linnaliinide vahelises bussis? Nii, sina kannad, aga kas sa istud kõige tagumises pingis? No ma saan aru, jah, ei istu. Sellepärast, kui sinu selja taga istub vähegi... Ma lihtsalt sõidan tavaliselt autoga ja siis lähed sinna bussi ja siis mul on selline tunne, et ma ju lendan, mul on mugavam, kui mul see turvav. Jaa, aga ma mõtlesin, täpselt selle sama asja peale ükskord me sõitsime kolleegidega kuskil välismaal, käisime mingil õppereisil, meil oli Balti kolleegid, Läti, Leedu, edasi meid oli mitukümmend tükki ja just oli ainukene, kes pani selles bussis nagu turvavöö kinni ja siis ma hakkasin mõtlema, et täpselt see sama asi, et kui nüüd minu selja taga olev kolleeg tuleb mulle selga, kas ei oleks mõistlikum, et me kõik koos lendame nagu? Et muidu ta lihtsalt tuleb ja tapab mind ära, mina võin ju tubli olla. Et tegelikult Eestis, kui me oleme siin kolleegidega läinud väljasõidule näiteks, ma olen seda sama videot näidanud ka bussis sulle arvutist, et olge nüüd kõik head sõbrad, pange turvavööd kinni. Sest muidu, kui midagi juhtub, sest tõenäosus, et midagi juhtub, on alati olemas, alati juhtub midagi, aga tõenäosus on olemas, tõenäosus on suurem kui 0. Kui midagi juhtub, siis me ei taha üksteist ära tappa. See ei ole see, aga me ei mõtle selle peale, kui me läheme bussi, miks me selle peale mõtle? Üks ma küsisin tudengite käest enda autotehnika erialalt kunagi seda, ütleme 6 aastat tagasi küsisin seda ja et kes bussis turvavöö peale paneb, ainult üks käsi tõusis püsti. Aga miks teised siis ei pane? Teised väga lihtsalt, me sõidame autodega, me ei sõida bussiga. Saab ka nii, et linnaliinis ei ole, aga linnade vahelises. Või seal, ütleme, Tabasalust või mis need on need lähiliinid seal? Jah, mis ei ole linnaliini bussid, nendes peab turvavööd kandma. Täpselt samamoodi nagu autos. Aga millegipärast seda ei tehta. Miks seda harjumust ei ole inimestel sees, Et tuleks nüüd hakata harjutama, mõelge selle peale kõik, sest hakata tulevasi kunagi oma järglasi kasvatama, siis lähete koos kuhugi linnade vahelisse liinibussi ja kõik turvavööd peale kõigil ja siis nad harjuvad ka sellega ära. Seal kasutataksegi, seal ei lasta bussijuhtid ka üle vaatama. On siis inimesi, kes ignoreerivad? Tartus liigikontrolli. Neid on... eks suhtumisi on erinevates bussifirmades ka, et kas on lihtsalt alguses mingi teavitus läbi kõlarite, eks ju, või siis ongi, et bussijuht käib reaalselt nagu vaatab, et kas teil on peal, eks ju. Lihtne süsteem oleks ka see, et kui sul on istmes andur, mõõdab reisija kohalolekut ja turvavöö kinnitamist, et ennem buss ei välju, kui ei ole kõigil turvavöö kinni ja ei pane selja tagant kinni, vaid ikkagi sa saad ka seda mõõta, et kas see turvavöö on õigesti kinnitatud või mitte. Seda süsteemi oma sisse Vaata, ka see maksab, kui on liiklusõnnetus, inimesed on surma saanud, sellepärast, et nad ei pannud turvavööd peale. Jah, aga bussifirmad asjad nad ei võimaldama. Tootjate poolt... Ei tegelikult ju maksab ka kogu see turvavarustuse arendamine autodes, maksab tohutult palju, kogu see teadustöö, mis on see turvavarustuse peal, see turvavööd, kokkupõrked, mõju inimese kehale õnnetuste käigus, see on tohutult palju teadustööd. Te võite otsida, näiteks meie koolis on võimalik kasutada Science Direct andmebaasi, te saate sinna @tõka kontoga
kas läbi koolivõrgu äkki või kuidagi saate sisse logida, otsite näiteks seatbelt, safety, mida iganes, panete Science Directi sisse ja teil tuleb tuhandeid erinevaid teadusartikleid selle kohta. Te saate lugeda, kuidas teatud, jah. Seda võite arutada raudtee õppejõuga, kes teile rongi liiklusest räägib, see läheb kahjuks minu valdkonnast natukene välja. see jõuad veel. Aga need kampaaniad ikkagi on nagu põhiline, sest ega inimesed, see tuleb siia jõuda, ega muud maad ei saa. Jaa, aga vaadake, kui lihtne on, kui see on juba maast madalast sisse harjutatud harjumus, et ei pea hakkama mingit kampaaniat tegema, kogu aeg on eluaeg peale käinud, käib ka edaspidi automaatselt peale, nii et ei mõtle selle peale. Aga see inerts ühiskonnal on niivõrd tugev, et kui ühiskond ei ole harjunud turvavööd kasutama ja siis hakka teda sundima seda tegema, see ühiskond töötab vastu lihtsalt sellepärast, et see on midagi uut, midagi ebameeldivat, midagi harjumatut ja lihtsalt ei taheta ja seal ei ole ühtegi ratsionaalset põhjendust. Sa võid näidata sellele ühiskonnale, kes turvavööd ei taha kasutada neid videosid hommikust õhtuni ja nad ikka ei kasuta turvavööd, sellepärast et nad lihtsalt ei ole sellega harjunud. Küsimus ongi siis lõpuks selles harjumuses, mitte selles, kas see on mõistlik tegevus või mitte. Ja kuidas seda harjumust muuta? Ainult präänik või piits ja piitsa on päris palju vaja ikkagi, et politsei kogu aeg käib, kontrollib, kas on peal, ei ole peal ja nii edasi. Et muu seda ei ravi, Eestis ravis suhteliselt hästi, ütleme paarkümmend aastat hiljem on see olukord ikkagi suhteliselt hea. Ta ei ole ideaalne, aga ta on suhteliselt hea. Nii, ja siis paar pilti veel, meil ka palju aega polegi jäänud, paarkümmend minutit, selle jooksul teeme siis veel kiirülevaate. On need vidinad, mis siis otsustavad, millal kokkupõrge toimub, siin on väike valik ülevaade, et üks hästi tore andur on siis MEMS, Microelectronical Mechanical Sensor, ehk siis mikromehaaniline elektrooniline andur, mis siis omabki reaalselt füüsilisi liikuvaid osasid, selle väikse musta pakendi sees on, nagu me siin videos kohe näeme, siis liikuvad tükikesed, mis mõõdavad elektrilisi nähtusi, et kui meil on kaks elektrit juhtivat plaati on üksteise lähedal, on üks elektroonika komponent, põhikooli füüsikas õpetati teile, mis komponent see oli? Kondensaator, jah? Ja kondensaatoril me saame mõõta mahtuvust ja nüüd, kui õnnetuse olukorras see on niimoodi ehitatud, et need plaadid lähevad üksteisest kohakuti lähevad ära, et vähem on ülekatet, mahtuvus, mis teeb? Suureneb või väheneb? Kuidas kondensaatori füüsikaline seos oli? Mida suurem on plaadi pindala, mida lähemal üksteisel on, seda suurem on mahtuvus. Ja nüüd, kui need lähevad üksteisest kohakuti ära, mahtuvus väheneb. Aga me saame seda elektrooniliselt mõõta, siin on ka näidatud see seos, mismoodi see muutub siis mahtuvus selle mikromehaanilise sensori sees. Ja kui me selle olukorra nüüd elektrooniliselt tuvastame, me saame väga selgesti aru, et auto hakkab ülekatuse rulluma ja turvavarustus aktiveerub. Ja see mikromehaanilised, need ei ole ainult sellised, kus need plaadid kõiguvad, vaid on ka, õigem oleks öelda, siis planaarsed, tasapinnalised sellised, kus massid liiguvad, aga need on mikromehaanilised, nad on selle väikse kiibikese pakendi sisse ära pakendatud. Seda mul on üks näidis ka, kui ma järgmine kord näidised kaasa võtan, siis näete oma palja silmaga, et selline kiip eksisteerib, seal aru saada, mis seal kiibi peal on keeruline, aga teil on ikkagi huvitav jälgida. Ja see viimane pilt, mis siin oli just siis sama asi mikroskoobi all, et mikroskoobi all vaadatuna reaalselt mingisugused asjad ikkagi liiguvad nii, nagu siin animatsiooni peal on näidatud. Ja see andur on reeglina sõidukis dubleeritud siis mitmes erinevas kohas, et ta on siis selles nii-öelda rahvakeeldi nimetatud airbag ekus ehk siis selle turvasüsteemi, SRS-süsteemi juhtmooduli trükkplaadi peal, võib-olla näiteks meie hea koostööpartneri Toyota sõidukite Lexuste puhul on see kiirendusandur siis kahe istme vahel põranda külge polditud, on üle võrgu,
autoga ühendatud, saadab igale poole erinevatesse süsteemidesse kiirenduse infot, et seal tavaliselt mõõdame pikikiirendust, külgkiirendust, igasuguseid erinevaid kiirendusi. Kiirendus on hästi oluline informatsioon kõikide erinevate võimalike olukordade tuvastamise kohta, aga on ka muid, näiteks kui sõiduki ninast tungib sisse mingisugune takistus, aga kokkupõrkeandurid on tulede juures tavaliselt kuskil kere külge polditud ees ja taga, aga täpselt keskelt läheb mingi puu või post auto kere suunas, siis need nurkades olevad kokkupõrkeandurid ei pruugi ära registreerida, sellepärast et auto nina keskelt tegelikult on suhteliselt pehme. Seal ees on ju siis kliimasüsteemi konditsioneeri radikas, siis meil on turbo intercooler, siis meil on jahutusradiaator, siis meil on seal õliradiaatorid, erinevad, et seal on üks suur radiaatorite plokk. Ta on väga pehme kärg alumiinium, siis selle taga on siis erinevad mootori jõulekande komponendid, aga need on omakorda läbi kummipattade autokerega ühendatud, et siis kui see post hakkab seal seda koostu mõjutama, ta ei avalda võib-olla nii tugevat vastujõudu seal läbi selle paari punkti, millest ta keresse on ühendatud. Ehk siis selle jutu mõte on nüüd see, et kui auto suure kiirusega mõne posti või puuga kokku saab, siis need tulenurkade juures olevad kokkupõrkeandurid ei pruugi seda registreerida nii kiiresti. Siis alumise vasakul oleva pildi peal on näidatud tegelikult stange seesse paigaldatud trossi, mille otsas on lüliti, et kui sealt keskelt peaks miski läbi tungima, siis trossi otsas olev lüliti registreerib selle kohe ära. See ei ole kõikidel autodel, aga see on lihtsalt üks mõttekäik sellest, et mismoodi võiks seda auto keskel olevat takistust tuvastada, mis tungib sõiduki poole, aga veel olulisem on siis, et see auto nurkades on kokkupõrkeandurid, mis kiirenduse peale töötavad erinevate lahendustega. On ka sõiduki külje pealt kokkupõrke tuvastamine hästi oluline, miks on, sest kui eest ja tagant on meil kokkupõrge, meil on suhteliselt aega seda olukorda tuvastada. Auto kere tagant ja eest on suhteliselt pikk osakond, mis saab veel deformeeruda ennem kui ta hakkab üldse sõitjateni jõudma. See teema on palju olulisem või sama oluline, aga veel keerulisem, ütleme siis niipidi, on ju hoopiski külgkokkupõrge. Külje pealt tuleb teine sõiduk, auto, post, puu, mis iganes. On vaja tuvastada see palju kiiremini ja sõitjani, kes sõiduki kabiinis seal kere salongis istub, on ju palju vähem maad. 10, võib-olla 20 sentimeetrit kui sedagi. Et see, siis peab olema see tuvastus eriti efektiivne. Ja nüüd, kuhu me need kokkupõrkeandurid külje peale paigaldame? Et ära tuvastada see, mis iganes objekt külje pealt sisse tuleb. Et paneme sinna B-piilarisse kokkupõrkeanduri. Ukse keskele või? Karpides. See on väga raske küsimus, sellepärast, et ega nüüd öelda, et kus see post sinna külje pealt sisse tungib, on ju väga raske. Küll aga kunagi tehti, see on, ma ei tea, kas see on üks linnalegend või müüt või mõtteharjutus või on see päriselu lugu, räägiti, et analüüsiti sõja ajal sõjast siis ütleme sõjakäikudel tagasi tulnud lennukeid, analüüsiti, et kuhu koht on kuulid keresse augu teinud, et siis nende kohtadega kere peal tegeleti, et siis need kuuliaugud vähem nagu mõjutaksid. Eks ju. Aga ei analüüsitud ju tegelikult alla kukkunud lennukeid, mida oleks pidanud tegema. Et siin puhul on siis samamoodi see mõttekäik ju, et kui meil on see andur sinna kuhugi paigaldatud, et ühe korra saame sinna selle postiga pihta, aga kas me järgmine kord saame või ei saa, me kunagi ei tea, sellepärast et see on täielik loterii, mismoodi need õnnetusolukorrad välja kujunevad. Küll aga, mida uksed pakuvad võimalusena, on see, et see uks on suhteliselt tihe koos, ta küll ei ole täielikult hermeetiline, aga ta on suhteliselt tihe, sest see ukse salongi
polstri ja sõitjate ja uksepleki vaheline osad on reeglina ära eraldatud ka membraaniga, see on kile, mis on külje pealt kinni liimitud uksepleki külge. Ja aknatihendid ja nii edasi, et see ukse see plekist nii-öelda selline pleenum või anum on suhteliselt hermeetiline ja nüüd, kui meil hakkab külje pealt sinna midagi sisse tungima, tegelikult ukse selles siseosas õhurõhk kasvab suhteliselt kiiresti. Ja selle asemel, et panna kiirendusandurid ukse sisse, paneme rõhuandurid. Ja rõhuanduriga tuvastatakse suhteliselt kiiresti külje pealt autosse tungivad objektid ja ülimalt oluline sellisel juhul on avada, rakendada. Mis me rakendame? Turvakardinad, väga hea, miks? Klaasid ja peaga käib muidu. Pea ongi see vastus, miks see külgturvakardinad on vaja, millest võib olla kasu ka siis, kui turvavöö ei ole kinnitatud korrektselt, sest kui külje pealt tuleb takistus, siis inertsist pea tahab kohe panna vastu külge ja nüüd, kui sinna vahepeal on avanud turvakardin, siis ta aitab vähendada pea kokkupõrkejõudusid auto sisedetailidega või mis iganes sinna sisse autosse üritab tungida. Et see on äärmiselt oluline, et me kiiresti avaks külgturvakardinad külgmise kokkupõrke korral. Ja veel natuke rakenduslikke seadmeid, need on suhteliselt vanad pildid erinevatest allikatest, aga teooria ja tööpõhimõte on üldiselt sama, ehk siis pürotehnilised turvajõu eelpingutid pannakse kohe plahvatama, kui kokkupõrke olukord on tuvastatud, samal hetkel pannakse ka tööle turvapadi, aga eelpinguti töötab oluliselt kiiremini. 10 millisekundit naksti valmis, mida ta teeb, ta tõmbab 10-12 cm rihma peale rullile ja see tähendab seda, et siis selle hetkeni, kuni sõitjat hakatakse kinni püüdma, kulub vähem aega. Ja mida varem me sõitja kinni püüame või reisija selleks hetkeks, seda parem. Seda aeglasemalt aeglustub koos autoga, ehk siis ütleme, et aeglustub, aga et ei tekiks piike, et piigid oleksid võimalikult madalad. Et me võime mõõta seda kiirendusena, et kui suured on kiirendused, aga teistpidi me võime jõuda seda, mõõta seda ka sõitja kehale mõjuvate jõududena. Näiteks selline mõõtühik nagu G-jõud, raskuskiirendusjõud, maagravitatsiooni väljas 9,81 keskmiselt, ta varieerub, kus me maakeral lähme erinevate kohtade peal, aga ütleme, et kui me mõõdame siis seda, et üks G-jõud on 9,8 meetrit sekundis ruudus ja siis ta on ikkagi kiirenduse kaudu. Ma pidasin ennem silmas seda, et me võime kiirendusi mõõta sellises kiiruste dimensioonis, et kui kiiresti mingi keha liigub, aga nüüd, kui me kiirendusi mõõdame, siis me saame vaadata nende G-jõudude näiteks piike, et kui palju näiteks inimkeha on üldse suuteline üle elama õnnetuse puhul. Mingi number, et kui üle selle läheb, on väga suure tõenäosusega surmaga lõppenud õnnetus, igal juhul näiteks. Et me üritame siis neid kiirendusi minimaliseerida, nendest kiirendustest teistpidi tekivad erinevatel kokkupuudetel salongi detailidega või midagi iganes, siis sõitja või reisija kehale mõjuvad jõud, need on need, mida me üritame ära hoida. Et kui me inseneri pilguga asja vaatame, siis me üritame vähendada sõitja kehale mõjuvaid jõudusid. Ja selleks me püüame selle sõitja võimalikult varakult sealt kinni, selleks me pingutame bürotehniliselt, siin on näidatud siis selline variant, kus on toru sees on kolb, pannakse pürotehniline laeng plahvatama, kolb paneb minema siit ja tõmbab trossi kaudu siis rihma rulli peale, siin on ameeriklaste variant, kus on siis toru sees kuulid ja need kuulid surutakse siit bürotehnilise laenguga toru sees liikuma ja siin selle rulli sees on hambad, mida siis iga kuul keerab natukene ja läbi selle siis pingutakse turvavööd, et siuksed turvavöö pingutamise meetodid ja üks on veel üle süle oleva vööosa
kiiremaks pingutamiseks on siis turvavöö aasa sees ka pingutusmehhanism, millega me saame siis seda tahtsin öelda turvavööpistik, aga see ei ole nüüd õige sõna. Kinnitust saame siis tõmmata nii-öelda allapoole, et siin on selline kummikate peal ja piltlikult öeldes me vähendame seda pikkust, aga see ju tõmbab turvavöö ja just eriti oluline on see, et ta üle süle oleks kiiremini pingul. Miks? Head pakkumised kõik, aga põhiline on siis selline asi nagu submarining efekt, ehk siis reisija ei hakkaks seal turvavöö alt läbi libisema. Et selle, inimene, eks ju, lihakott peamiselt koosneb veest, et sellises olukorras on see inimkeha suhteliselt nagu sült seal õnnetuses, et no ma ei tea, proovige sülti kinni püüda, kui keegi viskab teile seda, klassikaline murumäng, loobitakse kanamuna üksteisele, tuleb kinni püüda, proovige sülti kinni püüda. Järsku püüate, on ju kõik plöts laiali, aga peate hästi aeglaselt rahulikult kinni püüdma, et see ongi see, mida me tahame saavutada. Et siin on üks slow-mo meeste video ka, ma ei hakka seda praegu vaatama, haridusportaal YouTube kuvab seda infot teile samamoodi. Siis ma rääkisin turvavöö jõupiirajast, mainisin seda. Jõupiiraja eesmärk on siis samamoodi vähendada reisija kehale omalduvaid jõudusid läbi selle, et kui nüüd see reisija on ilusasti turvavööga kinni püütud, siis turvavöö ise võib hakata avaldama nii suurt jõudu kehale, et tekistab kahjustusi, aga me saame seda ära hoida ja siis on erinevad mehhanismid välja mõeldud, et kas midagi deformeerub või on turvavöösse õmmeldud aasad, mis siis on kalibreeritud niimoodi, et ta teatud jõu pealt hakkab murduma, ta annab natuke turvavööd järgi. Et ta ei pidurda maksimaalselt, vaid ta pidurdab optimaalselt. Et keha avaldab turvavöö peale jõu ja seda jõudu ei lasta kasvada nii suureks, et peaks hakkama tekkima mingid täiendavad kehavigastused, mida saab läbi selle jõu piiramise ära hoida. Ja see rullipilt on siis seal sellepärast, et tegelikult see rulli sees olev võll, see saab ise töötada nagu torsioonvedru, et ta annab natukene vööd järgi läbi siis selle torsiooni nähtuse. Siis see on üks klassikaline turvavarustuse reklaam ja selle reklaami eesmärk on siis see, et kui meil on vaja autos turvavarustust asendada, siis te ei lähe romulasse ja küsi endale, et palun mulle kasutatud piduriklotsid ja üks kasutatud turvapadi, vaid te lähete esindusse või siis ettenähtud turvavarustuse pakkuja juurde. Et siin oli näidatud siis seda, et mis juhtub, kui turvapadi avaneb natukene hiljem, kui ta on ette nähtud. Esimene näide oli siis see, et turvapadi avanes õige kiirusega ja teine näide oli siis see, et turvapadi hilines mõni sajandik sekundit. Et alati õige turvavarustus tuleb autos kasutusele võtta. Et ei ole mõistlik teha seal takistite vahele panemise ja mingite muude asjadega. Et isegi, oletame, et me riskime ainult oma eluga, et sõidan ringi ja ise otsustan, kas suren nagu mees või ikkagi tahan, et turvavöö õigesti rakenduks, turvapadi ka, aga kõige hullem asi, mida selle autoga näiteks teha saab, on see, et turvavarustus on ära rakendanud, siis häkitakse see ära, pannakse mingid asendustooted sinna vahele, nii et turvapadja tuli ei tööta armatuuris, et ei anna veast märku. Ja siis antakse see auto, müüaks edasi kellelegi järgmisele. Ja kõige järgmine inimene, tema ei tea, kas seal on õige turvapadi, kas see töötab õigesti õnnetusolukorras või mitte. Ja nüüd, kui see pärand läheb nagu mitme erineva kasutaja läbi, kuhugi jõuab lõpuks välja õnnetuse olukorda kellegi käes, kes ei tea sellest auto hingeelust mitte midagi,
see, kes selle auto ära häkkis, võib põhjustada kellegi väga raske vigastuse või surma. See on täielik idiootsus, et mitte mingil juhul seda teha ei tohi. Ja siis üks video, mida ma nüüd mainisin, samamoodi me näeme siis, kuidas tegelikult turvavadi töötab ja kui kiiresti ta töötab siin all selle progress baari taga jooksevad millisekundid, mitte meetersekundid. Ja me näeme siis seda hetke, kui see turvapadi pannakse plahvatama ja me näeme siit ka siis seda olulist komponenti siin turvapadja sees, milleks on auk või siis ava. Ja see ava on hästi oluline, sest kui me ennem rääkisime siin nendest karikatuuridest, kuidas jääb üks õhupall sinna armatuuri külge rippuma, siis see on täielik no-no. See on keelatud, sellist asja ei tohi juhtuda, sest turvapadi peab täituma 40 sekundi jooksul ees olev turvapadi. Need külmkimised turvapadjad peavad veel kiiremini täituma. Aga see ees olev turvapadi peab täituma kiiresti ja ta peab tühjenema täpselt sama kiiresti. Mitte sama, mitte päris paarikümne millisekundiga, aga kas ta oligi paarsada millisekundit, siis peab turvapadi tühi olema. Ja täpselt see sama ava seal taga ongi see, kust kohas see gaas minema läheb. Aga senikaua, kuni see turvapadi täitub, reisija hakkab taga kokku saama. Vajutab reisija oma kehaga sellele täitunud turvapadi, mitte täitmas oleval turvapadjale, vaid täitunud turvapadjale. Hakkab oma keha raskusega peale vajutama. Mida ta teeb? Mida ta sellega teeb, et siis seda jõudusid vähendada selles süsteemis? Läbi ava pressib seda turvapadjas täitunud pürotehnilist gaasi, surub välja, täpselt nii, nagu te paneksite rattapumbale, panete sõrme ette ja üritate seda õhku sealt välja lükata, aga natukene lasete, mitte väga palju, te saate aru, et te saate seda lükata, aga seda jõudu võetakse vastu nii-öelda pehmelt amordi tööpõhimõttel. Täpselt sama tööpõhimõte on siin välja võetud. Ja kas keegi saab selle turvapadjaga kokku või ei saa selle turvapadjaga kokku, vahet ei ole, see turvapadi tühjeneb ka läbi selle ava kohe ära. Me näeme nüüd, turvapadi on sisuliselt täitunud kuskil 35-40 millisekundit, nii nagu meil ennem reklaamiti. Täpselt siis sellest aegluupis videos olevast ajalugejast tuleb ka välja. Me näeme siit tagant sellest avast väljuvaid turvagaase, pürotehnilise gaase, vabandust. Siis natukene aega on see turvapadi ilusasti täitunud nende gaaside paisumise teel seal ja nagu teatud aeg on möödunud, hakkab see turvapadi juba ära vajuma. Gaas enam peale ei tule, avast puhutakse need ilusasti välja ja nii on. Turvapadi peab kohal olema tühi, ei ole nii, et pärast on vaja nuga otsida ja need turvapattu hakata läbi torkima. Nagu Hollywoodis teinekord näidatakse. Järgmiseks korraks jäävad meile, ma arvan kindlasti SAE standardi põhilised siis sõiduülesande definitsioon ja autonoomsuse tasemed. Need puudutavad siis eelmises loengus räägitud ka juhiabisüsteeme ja vaatame, mida siis tähendab autonoomne juhtimine. Et see on järgmise korra, võite juba ette valmistada ka, et kui te tulete järgmine kord. On võimalik, et panete need slaidid ja asjad meil üles. Kõik slaidid, ka need loengu salvestused tulevad Moodle'isse nüüd sellele uuele kursusele, mis just äsja tehti. Ma ei ole jõudnud sinna veel sisse logida, aga põhimõtteliselt siis vana kursust dubleeriti, tehti veidi ringi. Ma ei tea, kas teil on link saadetud, ei ole? Kas see on see Kirejev, Venikas, Jürimaa ja Hinsal see vastu? Seal võib olla mitu tükki neid, et nüüd teie õppekava juht saatis mulle, kas ta oli paar päeva tagasi äkki, millalgi tuli see link meili peale, et on uuendatud need Moodle'i kursused ära, et seal tehti ühest vanast kursusest tehti 2 uut, kuna see õppeaine jagunes 8 ja nii edasi ja nii edasi. Aga ma uuendan seal materjalid ära, slaidid on seal üleval. Slaide siin ei ole. Jaa, ma räägin, et siis tuleb. Ja samamoodi siis ka loengu salvestused, et kui tahate midagi üle kuulata, korrata, mis iganes, saate vaadata. Ja tulevad ka mõned testiküsimused, et siis kõik, mis te kuulsite, nägite, et sellest tuleb valik küsimusi
testi peate siis iseseisvalt läbi tegema, ma pärast raporteerin tulemused teie õppekava juhile, kes siis vaatab, et kõik õppejõud ütlevad, et vaat ülesanded on täidetud, et siis saate selle õppeaine läbi, mis iganes teiste õppejõudude tingimused on, ma ei tea. Küll aga minu tingimus on see, et selle testi te peate iseseisvalt lahendama, seda te võite lahendada 1 000 000 korda. Aga mõte on siis selles, et te olete autondusest midagi kuulnud, midagi näinud nendest uutest süsteemidest ja asjadest, et siis isegi kohe ei tule meelde, oota, mis oli selle SAE autonoomsuse tase 2 ja 3 vahe, täpselt ei mäleta, oota, aga õppejõul on need slaidid, ma lähen vaatan, otsin üles või loen videos, ma enam-vähem mäletan, kus ta seda rääkis, ma lähen vaatan videost kordan, te oskate seda infot otsida, läbi mõelda ja kasutada, sest ega täna on see infoküllus on niivõrd suur. Info on igal pool, me võime leida mille iganes kohta mõne sekundi või mõne minutiga, mida iganes infot me soovime, aga kuidas me seda käsitleme, kuidas me sellest aru saame, kuidas me enda peas need seoseid loome, see on nagu nüüd see väljakutse, millega me peame tegelema. Et see info nagu pähe tuupimine, nagu siin 20 aastat tagasi oli erinevates õppeainetes õppejõue suust räägitud ja grafoprojektoris seina peal näidatu oli kuld, selle me pidime oma konspekti kopeerima ja pärast eksamipiletite alusel siis uuesti ette lugema. See aeg on ammu läbi. Ma räägin teile, haridusportaal YouTube samamoodi, see on palju paremaid õppejõudusid kui mina, kes räägivad nendel teemadel palju paremini kui mina. Aga kas me jõuame kogu seda mahtu läbi töötada, mida iga päev toodetakse nii palju juurde, et ükski inimene kunagi ei jõua kogu seda mahtu läbi töötada. Samamoodi väga hea, ma ise soovitan teile, kui te tahate vähegi autondusest navigeerida, olla nende süsteemidega kursis, minu üks väga väärtuslik lehekülg on siis selline, mida ma soovitan aeg-ajalt jälgida, mobex.io ja mida ma siit soovitan vaadata on, kas ta oli siit ülevalt menüüst äkki, webinars. Ja siin on kõik võimalikel teemadel, mis autonduses on, erinevatest süsteemidest, on siis sellised, mõned webinarid on paremad, mõned halvemad, mõned huvitavad, mõned vähem huvitavad, et see täiesti oleneb, aga autotööstuse tegijad, reaalselt suurte ettevõtete ja startupide ja kelle iganes, tegijad saavad kokku ja räägivad mingitel teemadel läbi webinaridel, mis on tasuta vaadatavad, sa saate nii palju huvitavat informatsiooni, kui teid huvitab mingi süsteem autondusest, panete sinna otsisõnasse näiteks, ma ei tea, see sama mingisugune isepidurdamise süsteem või mingi driver assistance systems näiteks panete sinna otsingusse. Ainuke vahe on selles, mina räägin teiega eesti keeles, nemad räägivad enamasti inglise keeles ja enamasti tihti ka väga tugeva aktsendiga vastavalt nende päritolu piirkonnale, et siis peab lihtsalt pingutama, et aru saada. Aga enamust erialast kirjandust on ju inglisekeelne ja käsitlust, et sellest ei ole pääsu. Et tuleb kuulata ja aru saada. YouTube'i puhul muidugi on see hea, et seal me saame ka panna autotranslate'i tööle ja enam-vähem natukene lasta omale sobivas keeles infot eest läbi, aga seal on tihti ka tõlkevääratused sees. Et ma usun, et varsti suure keelemudelid või suured keelemudelid, LLM-id, suudavad ka meile teha live-tõlget niimoodi, et vahet ei ole, mis keeles info on, mis formaadist on. Me kuuleme täpselt endale sobivas kujus seda informatsiooni suhteliselt täpse tõlkega. Ma peaks ütlema siin suurte levinud mudelite puhul, viimased versioonid on ka eriala keeles juba üpris heaks läinud. Olen katsetanud tõlgi mulle eesti keelde, näiteks mingi ingliskeelne materjal autondusest tõlgi eesti keelde. Loen ja vaatan, täitsa viisakas, et paar aastat tagasi oli ikka päris jube. Praegu nagu pole viga. Et meil see ligipääs informatsioonile on niivõrd hea. Küsimus on selles, mida me selle kõigega peale suudame hakata. Kuidas me läbi selle rägastiku navigeerime. Järgmise korrani.